Rubio tekitas Washingtonis diplomaatilise šoki, kui nimetas Lula Brasiiliat suureks erandiks Ladina-Ameerikas, mis tema sõnul on taas asunud Ameerika Ühendriikide poolele. See avaldus tehti teisipäeval 2026. aasta 2. juunil USA Senati välissuhete komitee istungil Dirkseni hoones ning see mõjus kui otsene hoiatus Brasiiliale. Samal ajal kui üle 10 riigi piirkonnas on Valge Majaga ühel meelel julgeoleku, majanduse ja Hiina mõju vastu võitlemise küsimustes. Brasiilia valitsus on sellest grupist väljas, olles Washingtoni jaoks probleemiks peetavate valitsuste kõrval. Rubio ei vormistanud ametlikku katkestust, kuid paigutas Lula Brasiilia poliitilisele riiulile kui ebausaldusväärse. Mida Rubio näeb Lula Brasiilias? Miks Washington isoleeris Brasiilia selles avalduses? Kuidas see surve võib nüüd edasi areneda? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Marco Rubio rääkis Trumpi valitsuse välisministrina Ameerika senaatorite ees, kui ta väitis, et poolkera on jõudnud uude lähenemisfaasi Ameerika Ühendriikidega. Ta tõi välja sõbralike riikide koalitsiooni, kes on valmis Washingtoniga koostööd tegema julgeoleku ja majandusliku heaolu nimel. Seejärel tõi ta välja erandid Nicaragua, Kuuba, Venezuela, Gustavo Petro juhitud Kolumbia praegune valitsus ja eriti teravalt Brasiilia. See lause oli läbimõeldud, sest see kõlas ametlikul kuulamisel Välisministeeriumi eelarve üle keskkonnas, kus iga sõna muutub välispoliitika märgiks. See sõnum puudutab Lulat, sest Rubio tegi selgeks, et Valge Maja peab seda piirkonda strateegiliseks alaks. Välisminister ütles, et Ameerika Ühendriigid peavad muutma selle uue liitlaste võrgustiku konkreetseteks tegudeks pärast 20 aastat hooletust, mille jooksul Hiina ja teised globaalsed suurriigid on lääne poolkeral oma mõju suurendanud. Washingtoni hinnangul on see edasiminek pannud mitmed riigid ohtliku sõltuvusse režiimidest, kes kasutavad kaubandust, krediiti, tehnoloogiat ja infrastruktuuri mõjutusvahenditena. Brasiilia sattus sellesse halba nimekirja, sest Lula valitsus müüb jätkuvalt autonoomia juttu samal ajal, kui avab poliitilist ruumi Pekingile. Kritiseerib Ameerika Ühendriikide tegevus piirkondlikes kriisides ja käsitleb lähenemist Trumpiga kui tavalist kaubandusläbirääkimist. Rubio näitas, et Valge Maja jaoks ei ole see tavaline. Washington jälgib sadamaid, energiat, tehnoloogiat, kaevandamist, kriitikat, organiseeritud kuritegevust, hääli rahvusvahelistes foorumites ja Hiina kohalolekut Ühendriikide strateegilises tagahoovis. Lula. Just siin hakatakse Lula Brasiiliat nägema tükina väljaspool Ameerika mängulauda. See kõne toimub ka samal päeval, kui kaubanduslik pingestatus tõusis uuele tasemele. Trumpi valitsus tegi ettepaneku kehtestada 25% karistustariif mitmetele Brasiilia toodetele uurimise raames, mis viitab Ameerika ettevõtete suhtes ebaõiglastele tavadele. Meetmed on suunatud digitaalsele kaubandusele, intellektuaalomandile, turule pääsule etanooli osas, eelistariifidele, elektroonilistele maksetele ja keskkonnaprobleemidele. Liha, kohv, nafta, metallid, haruldased muldmetallid, ravimid ja lennukiosad jäeti uuest ettepanekust välja just selleks, et säilitada surve ilma Ameerika tarbijale kohest kahju tekitamata. Jameson Greer, Ameerika Ühendriikide kaubandusesindaja, nimetas seda meedet vajalikuks vastuseks praktikatele, mis piiravad Ameerika kaubandust. Brasiilia valitsus püüdis näha selles poliitilist motiivi, kuid Washingtonis on masinavärk juba tööle hakanud. Avalike kommentaaride esitamiseks on aega kuni 1. juulini. Ärakuulamine on kavandatud 6. juuliks ja otsus on oodata 15. juulil. Rubio sõnavõtt ilmub samas paketis, kus diplomaatia, kaubandus ja julgeolek liiguvad koos Brasiilia valitsuse vastu, mida nähakse vastupanu osutavana ja üha enam Ameerika teljest eemaldumas. Lula rahulolematus kasvas, sest Rubio oli juba mõni päev varem avanud teise rinde, kui ta teatas Primero Comando da Capitali ja Comando Vermelho määramisest välismaisteks terroristlikeks organisatsioonideks. Brasiilia valitsus reageeris, rääkides suveräänsusest ja lükates tagasi väljaspoolt peale surutud meetmed. Kuid Valge Maja tõi Brasiilia organiseeritud kuritegevuse mandri julgeoleku kõnelustesse.
Selle asemel, et käsitleda jõuke vaid Brasiilia sisemise probleemina, hakkab Washington neid võrgustikke käsitlema kui piirkondlikku ohtu, mis mõjutab narkootikumide marsruute, rahapesu ja Ameerika Ühendriikide territooriumiga seotud vägivalda. See aspekt on oluline, sest Trumpi valitsus püüab taastada Ameerika Ühendriikide autoriteeti Ladina-Ameerikas lihtsa loogikaga. Liitlastega otsitakse lähenemist, vaenulikud valitsused saavad survet. Rubio tõi näiteks Kuuba ja Nicaragua, režiimid, mida Washington käsitleb kui Ameerika Ühendriikide vastastega liitunud diktatuure. Ta tõi näiteks ka Venezuela, mida nähakse endiselt kui piirkondliku ebastabiilsuse allikat. Ta mainis Gustavo Petrot Kolumbias kui problemaatilist liidrit. Ja ta tõi sellesse vestlusesse ka Lula juhitud Brasiilia, isegi kui ta märkis, et riik on valimistsükli keskel. See märkus ei pehmenda sõnumit. See näitab, et Washington jälgib, mis võib pärast valimisi muutuda. Lula püüab esitleda suhet Trumpiga kui midagi kontrollitavat. Mais ohtusid nad Valges Majas üle 3 tunni, et arutada tariife, kaubandust, kriitilisi mineraale, organiseeritud kuritegevust ja julgeolekut. Kohtumine avas töörühma, kuid ei lahendanud ummikseisu. Nüüd, pärast Rubio avaldust ja uut tariifipakkumist, on selge, et ameeriklaste kannatusel on piir. Kohtumine toimus seisukohtade mõõtmiseks. Nõudmine tuli hiljem, avalikult, senati ees, kui diplomaatia juht ütles, et Brasiilia ei kuulu loomulikult liitlaste blokki. Hiina edenemine suurendab umbusaldust. Peking tunnustas sel teisipäeval Brasiiliat kui suu- ja sõrataudi vaba riiki ning avas tee Brasiilia lihaostude suurendamiseks. Just sel päeval, kui Washington suurendas kaubandussurvet. Lula valitsuse jaoks muutub see mitmekesistamise propagandaks. Trumpi ja Rubio jaoks on see kinnitus, et Peking hõivab majandusruumi, samal ajal kui Brasiilia eemaldub Ameerika strateegiast. Hiina ostab, rahastab, peab läbirääkimisi ja premeerib poliitiliselt. Ameerika Ühendriigid avaldavad survet, et takistada Ladina-Ameerika suurimal majandusel toimida Hiina huvide väravana poolkeral. Rubio kõnetab Brasiilia konservatiivset baasi, sest see tugevdab vana arusaama. Lula püüab end müüa kui ülemaailmset vahendajat, kuid satub lõpuks lähemale valitsustele ja blokkidele, mis esitavad Washingtonile väljakutse. Kui Ameerika Ühendriikide sekretär ütleb, et piirkond on täis USA-le soodsalt meelestatud juhte ja toob Brasiilia välja erandina, annab ta edasi karmi poliitilise pildi. Ladina-Ameerika paremtiib edeneb mitmel rindel, samal ajal kui Brasiilia näib olevat kinni diplomaatias, mis ei usalda Trumpi, kritiseerib Ameerika liitlasi ja nimetab õigustatud survet rünnakuks suveräänsuse vastu. Järgmine samm peaks hõlmama 3 suunda. Diplomaatias peab Itamaraty vastama ilma ust sulgemata. Kaubanduses jälgivad Brasiilia ettevõtted avalikku konsultatsiooni ja juulis toimuvat kuulamist, kartes, et 25% tariif jõuab tundlike sektoriteni. Julgeoleku valdkonnas kipub rühmituste määratlemine terroristlikeks organisatsioonideks tooma kaasa uusi nõudmisi koostöö, finantsjälgimise ja rahvusvahelise ühendusega kuritegelike võrgustike vastaste meetmete osas. Trump ei kohta Ladina-Ameerikat kui unustatud piirkonda. Rubio tegi selle senatis selgeks. Ja Brasiilia sattus valitsuse enda poliitilise otsuse tõttu radarile kui ebamugav erand piirkonnas, mida Washington soovib taas enda poolele tuua. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.